Laupäev on paljudes kodudes suur koristuspäev ja selle koristusega koos klobitakse, tolmutatakse, tehakse oma kodu korda ning kahjuks paljudel inimestel tekivad selle tolmutamisega seoses allergilised nähud. Mida ette võtta, mida oma kodus muuta, et seda tolmu nii palju õhus ei lendleks? Miks laupäevane suur koristamine ja tolmutamine tekitab inimestes selliseid allergilisi nähte? Mis selle põhjuseks võib olla? Esmalt see, et tavatolmuimejaga tolmu imedes juhtub see, et kõik see sodi tolm, mis sisse imetakse, käib küll läbi filtri, aga suunatakse samasse tuppa tagasi. Ehk keerutatakse seda sisse imetud õhku samasse tuppa välja, aga sellest filtrist pääsevad läbi allergeenid, mikroosakesed ja need tekitavadki inimestes just selliseid ninavesisust, allergilisi reaktsioone. Kus lahendus? Lahendus on kesktolmuimeja. Kesktolmuimeja ise on kinnine süsteem, kus sisse imetav tolm ja sodi suunatakse kõik läbi kinnise torustiku kesktolmuimejasse, mis siis asub kas tehnoruumis, garaažis. Seal filtreeritakse ja isegi kui sealt filtrist pääsevad mingid mikroosakesed läbi, siis need suunatakse õue väliskeskkonda, kus need siis lenduvad juba vabalt ära. Kas keskustolmuimejat on võimalik paigaldada ka olemasolevasse majja või on see ikkagi täiesti uus ehitusteema? Kesktolmuimeja ideaalne algus selleks oleks ikkagi siis, kui maja projekteeritakse. Siis juba maja ehituse ajal on teda mugav paigaldada ja ta saab kõige optimaalsem. Aga oleme pannud ja pannakse ka olemasolevatesse majadesse, kui renoveeritakse korteritesse, ridaelamukoksidesse. Tegelikult võimalusi on igale poole seda paigaldada. Nurgakivi saates on kesktolmuimejast ennegi juttu olnud ja mul on jäänud nagu pilt silmad ette, et see voolik on kaunikesti suur perenaine, see on nagu tuletõrje jooksis kodus ringi. Kuidas sellest probleemist lahti saada? Esmane on planeerida pesasid piisavalt hästi, et voolik ei oleks tõesti liiga pikk. Aga ka tänasel päeval on uuendusena pakkuda pratikasüsteem, mis siis lubab selle voolikut hoiustada sellel ajal, kui teda ei kasutata, selle sama tõmbetorustiku sees. Ehk siis perenaisel ei ole enam vaja seda voolikut panipaigast võtta, kuhugile viia, tõmbepesa juurde näiteks, vaid see voolik tõmmatakse välja selle sama tõmbepesa seest. Et on ka uuendusi tavasüsteemide kasutajatele ja nende jaoks me tänasel päeval pakumegi selliseid tõmbepesi, mis ühilduvad enamuste suurte pistikupesade ja lülitite tootjatega, näiteks Berkeri, Jungi ja teiste tootjate omadega. Kui palju ruumi kesktolmuimeja võtab kuskil tehnilises ruumis? Tema diameeter ise on seal kuskil 300 mm kandis, teda saab panna natukene kõrgemale, natukene madalamale, peaasi, et inimene saab sinna ligi, et siis prügiurni tühjendada ja siis vajadusel ka nuppe vajutada, kui on sellise tagasisidega ja nuppudega seada. Airtechnica on loonud ka äpi, ehk väikse lisaseadmega on võimalik kesktolmuimeja olekut, prügiurni täitumist näiteks, jälgida ka täiesti oma telefoni tõmmatud äpi kaudu. Airtechnica seadmetel ainuüksi on juba 5-aastane garantii, kus me oleme igal juhul kliendile igakülgselt abiks ja ka edaspidi, sellepärast et igasuguseid asju oleme näinud, on juhtunud ja oleme kindlasti klientide jaoks olemas nii kaua, kuni nad seda süsteemi kasutavad. Niisiis, kui olete tähele pannud, et teil on seoses õhus lenduva tolmuga allergilisi nähte, mitte ainult võib-olla sellel inimesel, kes koristab, vaid kõigil pereliikmetel, siis mõelge kesktolmuimeja paigaldamise peale ning rohkem infot leiate internetist kesktolmuimeja.ee.